Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna on mul teile üks eriline sõnum peaingel Miikali kanaldus ja õigemini neid kanaldusi on 2 ja nad on mõlemad selles mõttes väga olulised, et neis sisalduvad aktiveerimiskoodid, mis salvestatakse meie energia välja. Nii et isegi kui see tekst tundub sulle imelik ja sa sellest kõigest täpselt aru ei saa, siis soovitan sul ikkagi see lõpuni kuulata ja kui vajad, siis isegi mitu korda. Nii et see nagu jõuaks sulle rohkem kohale. Nii et see, olgu öeldud, et see ei ole minu kanaldatud, see on inglise keelest tõlgitud, aga selles on väga-väga oluline sõnum. Niisiis alustan. Armsad meistrid, kui loor meie maailmade vahel on hõrenemas, siis on meie võimuses anda teile tööriistad ja teadmised, mida sa vajad funktsioneerimiseks ja selleks, et tunneksid end mugavamalt selles laienenud teaduse ja kõrgemale arenenud olemise olekus. On tähtis, et sa saaksid aru, et meil, inglitel, on võime jälgida suuremahulisi kollektiivteaduse mõttevorme ja enamikke valdavaid uskumusi terve planeedi ulatuses. Läbi meie kõrgelt arenenud tunnetamise saame me jälgida valguse liikumist ja ka varjusid erinevates kohtades. Me näeme alasid, kus üles tõusvad valguse sambad on kindlalt paigas ja alasid, kus armastuse energia, valgus ning aktiveeritud õnnistatud südamekristalli osakesed kiirgavad sügavale valguse maatriksisse, mis ümbritseb maad. See jumalik eliksiir kiirgub oma keskmest kaugele välja, muutes igat asja, mida ta puudutab. Sellel valgusel on võime tungida läbi kõige tihedamatest vormidest ja sügavamatest varjudest. Ja sellepärast ongi kõikidele inimestele südamesse ja meeltesse ehitatud see südamekristall. Me näeme ka sinu kiirgamist või selle puudumist. Ja sa ei saa peitu minna, sina, kes sa oled üks meist. Me teame, milliseid valgusmustreid sa lood ja me teame ka sinu energeetilist resonantsimustrit. Teame seda, kas sa oled harmoonias või sellest väljas ning ka seda, kas sa otsid tagasiteed iseendaga tasakaalu saavutamiseks või mitte. Ning ka seda, et see kõik on vaid sinu kõrgema südame soov ja et sa saavutaks ja täiustaks oma imelist unikaalset hingelaulu. Ja meie valguse ning eksisteerimist ümbitsevate helide spekter on veel kaugel sinu tunnetusest ja veel kaugemal sinu ettekujutusest. Oma praeguses reaalsuses saad sa kogeda ainult natukene taevaseid hääli, pimestavat valgust ja väge ja kuninglikku ümbrust. Iga inimese hing püüab leida õiget rolli, et olla ise oma elukogemuse juhtima. Käimas on köievedu hinge ja ego tahtmiste vahel, kus ego ei taha loobuda kontrollist madalama 3. dimensiooni kehalise süsteemi üle, milleks on psüühiline, emotsionaalne ja mentaalne aspekt. Hing on aga surematu ja teda võib kutsuda sinu sisemiseks jumalaks. Ja tema mäletab, kes sa tegelikult oled ja kõike, mida sa oled kogenud läbi eelnevate elude, nagu jumala sädemeke. Samal ajal, kui ego on lahutamatu osa sinu füüsilisest isiksusest ning sinu füüsilised, mentaalsed ja emotsionaalsed kehad on kodeeritud vahendid nõrkustele, tugevustele, võitlusvaimule ja võimalustele, mida otsustad kogeda sellel olulisel eluajal. Vanad õpetused ütlesid, et sa pead tapma oma ego, sest see ei aita sind suurima hüvangu loomisel. Sulle kingiti kui kaasloojale egokeha ja vaba tahe sellel maapealsel teekonnal. Ego aga peab teenima hinge, mitte vastupidi. Sul on ka teised tasakaalust väljas olevad loomingud, nagu näiteks sõltuvused või negatiivsed omadused, ning sa töötad pidevalt tasakaalu leidmise nimel. Kuid saladus on armastada neid vabalt, mitte proovida neid lõhkuda ning mitte proovida seda sidet, mis neil sinuga on, või püüda nendega võidelda. Me rääkisime füüsilise keha struktuuridest ja sellest, kuidas struktureeritud uskumused, mida sa oled loonud enda vangistuseks, võib olla vahend õnnetundele, rõõmule ja vabadusele ning võib olla ka vangla, valule ja piirangutele. Sinu suhted, töö, perekond või spirituaalsed uskumused võivad olla imeilusad ja tuua enesekindlust, rahulolu ja võimekust. Samas võivad nad olla ka raskeks koormaks ja panna sind tundma väärtusetuna, mõttetuna ja mitte aktsepteerituna.
sa pead olema fokusseeritud sellele, mis on sinu elus ja maailmas kõige tähtsam ja kõige õigem ja näha ennast sellisena, nagu sina soovid ja saadagi selliseks. Me oleme rõhutanud, et sa pead harjutama, mitte hinnanguid andma ja sinna kuulub ka enda hindamine. Hoia meeles, et nüüd on sul ligipääs loomisvõimele ja elu valguse osakestele, mida sa saad joonistada oma südamesse ning tea, et loova südamekristalli osakesi saab aktiviseerida ainult puhta armastuse taotlusega. Me rääkisime ammu isetuse väärtusest ja see ehmatas teist paljusid, kuna see oli risti vastupidine sellele, mida olite varem õppinud. Meil palume sul mõista, kuidas sa saad saada või anda seda, mida sa ei ole nõudnud iseendale. See lubab sul saada kiirgavaks ja säravaks eeskujuks teistele ja jagada oma valgust ja teadmist inimkonnale ja kogu looduga ja kogu inimkonnaga. Kui sa oled harmoonilises seisundis ja ülevalpool 4. dimensiooni keskkonda, astud julgelt 5. dimensiooni läbi oma kristallilise valguspüramiidi. Ning siis antakse sulle ligipääs valguslinnadele, mis asuvad kõrgemates dimensioonides ümber maa. Nii tehes alustad sa läbi südamekristalli elu ja armastuse eliksiiri sisselaskmist oma isikliku 5. dimensiooni püramiidi. Ja iseendast eeterliku koopia või osakestega, mida sa jätsid sinna. Sellest hetkest alates oled sa kogu aeg varustatud looja valgusega, mis vertikaalse jõena voolab sinu füüsilisse olemisse läbi kroonchakra ja salvestatakse sinu südamekojas. Kui sa kord oled juba ühinenud jumaliku jõuallikaga, elu ja valgusega, ei ole sinu maapealne reaalsus kunagi enam endine. Sa võid võtta nii palju kui vaja ja varud on lõputud. Kui need osakesed voolavad sinust läbi, luues särava tasakaalustava valguse, mis transformeerub ja võimendub läbi erinevate tehnikate, mis me oleme sulle andnud, eriti aga läbi piiritu hingamise, siis saadetakse sulle ja kogu maailmale automaatselt edasi looja valgust. Pärast seda, kui oled oma tähelepanu kinnitanud ja saanud kätte õnnistuse valguse vahendajana ja kandjana ning see on kinnitanud sinu meeltesse, siis ei pea sa enam olema sellesse keskendunud, kui saadad neid muutvaid jumaliku plaani osakesi edasi, mis automaatselt käivad sinu järgi mööda sinu valitud rada. Sa võid saata osa oma südamekristalli osakesi maa püramiidi, et tõsta inimkond ja planeet maa kõrgemale energiatasemele. Ja sa võid ka pühendada osa sellest püramiidide grupile, milles sa oled aktiivne kaasosaline. Sa võid ise ka luua oma peregrupi püramiidi ja ära unusta lisada oma tööalaseid püramiide ja täita oma käimasolevad projektid loova valgusega ning samuti näha oma osa enda armastuse valgusest, mis ühendab sind sinu hingeruppi püramiidiga 5., 6. ja 7. dimensioonis. Ja kui sinus kiirgus tugevneb ja kasvab, saad sa ühilduda järjest kõrgemate eksisteerimissagedustega, kus sinu arvukus hingepere ootab, et sind tervitada. Kui sa oled üleni looja valguses ja armastuses ja hinnaks on olla sinu elu ja kogemuste juhendaja, ei pea sa enam muretsema armastuse jagamise, külluse, austuse ja nii edasi pärast. Või selle pärast, kes sa oled või mis sa oled, sest see tuleb sinu seest ja on seal olemas alati, kui sa liigud isetu meistri tasemele. Sa tead, et sul on ligipääs rikkustele, voorustele ja annetele oma jumalikus sünniõiguses. Ja sa ei sõltu mitte kellestki ega millestki füüsilises maailmas, kui sa kutsud oma kõrgemat mina iga päev enne, kui sa üles tõused ja palud, et tahad olla oma sisemine jumalik tahe parimal võimalikul viisil iga päev. Ja samuti, et sa oleksid kuldse ja valge valguse kumas kogu aeg, kui sa lähed ära siit 3., 4. dimensiooni maailmast ja et sa annad oma hingele loa olla giidiks, inspireerida ja juhendada sind. Sa tugevdad oma ühendust iseenda, kõrgema mina ja valgusolenditega nii, et nad saaksid hakata sinuga suhtlema läbi intuitsiooni. Nad aitavad sind teha õigeid otsuseid igal hetkel päevast. See kiirendab ka protsessi üldiselt, kui paned oma ego, oma kõrgema mina kontrolli alla. Ja meie ühinenud jõupingutustega loome edaspidi ainult ilu, harmooniat ja tasakaalu enda keskmesse ja oma ümber. See lubab sinu kõrgemal minal alustada sinu elu juhtimist kõrgema eesmärgi suunas.
kiirendades sinus olevat muutumisprotsessi läbi sinu füüsilise, mentaalse ja emotsionaalse keha koos spirituaalse sinuga. Kõigil teil palutakse teha suuri otsuseid ja valida oma saatuse rada. Need järgmised paar aastat on kõige kriitilisemad inimkonna ajaloos, kus te kõik peate valima, kas tee spirituaalsuses või kolmanda dimensiooni illusioonis. Viimasel juhul sünnid sa uuesti kuskil mujal planeedil ja jätkad oma õppetunde seal madalama sagedusega kohas. Maakera eeterlik keha on liikunud kõrgemale sagedusele ja teid kõik julgustatakse sellega kohanema ja kaasa minema. Need muutuste aastad võivad olla kõige põnevamad ja täisväärtuslikumad aastad, kui alustad astumist oma õigel rajal läbi meele ja südame. Sa tood endaga kaasa andeid ja võimalusi, kuigi sa pead eriti just alateadlikult avanema ja tooma need anded oma teadlikkusse, et sa saaksid neid viia täiuslikkuseni ja jagada neid teistega. Kujuta endaga ette täiuslikku maailma, mille saaksid luua, kus sa järgid oma hinge juhendamist ning alustad tegemistega, kui sa manifesteerid oma tõelisi unistusi. Sa pead kasutama oma andeid, millega sind on õnnistatud ja nii, et ka teised saaksid sellest osa. Paljud on küsinud, kuidas saavad ingellikud ja paljud valgusolendid olla korraga tuhandete inimestega samal ajal. Teie limiteeritud vaatenurgast tundub see võimatu, kuid meie eksisteerimises on see meie loomuses ja võimetes. Et sa üldse saaksid aru, peame me süvenema universumi struktuuri ja sellesse, kuidas sina suhestud materiaalse maailmaga, millega meie oleme ammu lõpetanud, ja ka sellesse, kuidas sinu tagasi tulemise teekond siia planeedile oli ette määratud ja kinnitatud. Sa tead, et sa oled killuke või sädemeke suuremast säravast olendist, kes elab kõrgemates sagedustes selles universumis. Kvantteooria ütleb, et kõiksus on osakeste summa ja osake hologrammi printsiibi summast ning et iga tervik on esindatud oma osakestes. Meie alustõed on kooskõlas jumaliku plaaniga ja universumi koospüsimiseks kogu universumi igas teadvuses seisundis on olemas valguspüramiidid. Mõned on suured püramiidid, mis teenivad paljusid erinevaid eesmärke ja ka sinul on oma isiklik väike püramiid, mis on loodud spetsiaalselt sulle ja mis on laiali kogu universumis. Kui sul oli aeg ennast jälle kokku panna või teha taaskord üks jagunemine maskuliinseks või naiselikuks olemuse sädemeks, siis sa jätsid endast eeterliku jälje ühte nendest püramiididest. Ja kui sa alustad üleminekut 5. dimensiooni valguspüramiidi, siis sa alustad taasühenemise protsessi. Ning teed seda ka siis, kui sa oled valmis alustama taasühenemisprotsessi iseenda mitmepalgeliste tahkudega ja oma hingeperekonnaga. Sa pead aru saama, et sul on laiali puistatud palju kaksikleegi fragmente kogu universumis ja sa saad ühineda ainult nende sädemetega, mis ühilduvad sinu hetke energeetilise väljaga ja vibratsioonimustriga. Väga vähestel on õnnestunud kokku saada oma kaksikleegiga 7. või kõrgemast dimensioonist. Kõik hinge ühinemised sidemed on imeline kingitus ja põhjus tähistamiseks. On olemas ka eluvalguse vood igal pool universumis, millest osad on hiigelsuured ja teised väikesed. See eluvalguse voog aitab sul kontakteeruda Jumalaga enda sees ja samuti liidab see sind iga sinu hingepere osakesega. Seal on ka valgusliin, mis ühendab sind sinu kaitseingliga ja sinu vaimse teejuhiga ja nemad on alati olnud sinu kõrval sind juhendamas universumi seaduse piirides. Kui sa oled ärkamas ja otsid aktiivselt võimalusi ühenduse tugevdamiseks ja küsid juhendamist ja suunamist, siis valgusliinis ära kasvab ja tugevneb. Meie inglite piirkonnast kiirgame välja valgust läbi universumi. Meie kiired kiirgavad kõrgemaid vahendeid ja voorusi, mida esindavad meie ema-isa Jumalat, ja on vabalt kättesaadavad ka kogu inimkonnale. Kui sa suudad oma teadlikkuse ükskõik kellele meist, kui sa suunad oma teadlikkuse ükskõik kellele meist, siis automaatselt ühendud sa ühega meie miljonites valgusniitidest ja meie oleme kohe sinust teadlikud. See on nagu raadiosageduse sättimine või ühendumine elektripistikuga ning ühenduse tugevus sõltub sinust väljasaadetavastest sagedustest või sinu vaimu harmooniast ja hingelaulu tugevusest. Ajaga hakkame aina rohkem ja rohkem kiirgama oma valguse vahendeid ja voorusi teie aura välja.
juhul kui see on ette määratud sinu hinge sooviga. Ning kui teatud harmooniline tasakaal on saavutatud, siis me mähime selle hingega oma aura välja. See loob harmoonilise ühenduse, kus me oleme kogu aeg hingelises ühenduses ja kõik, mida inimene peab tegema, on tõstma oma teadlikkust ja me olemegi ühendatud. See on see olek, mis meie armastatud sõnumitoojale meeldib, kuid see nõuab suurt pühendumist ja põlevat soovi saada tasakaalu looduse harmooniaga hingeliselt ja puhtast südamest. Armsad, kas te nüüd saate aru, miks on tähtis ehitada ja regulaarselt külastada oma valguspüramiidi 5. dimensioonis ning millani võrratu kingitus on tehtud kõigile saadavaks nendes valguslinnades? Kunagi ei ole plaanitud, et sa reisiksid sellel teekonnal üksinda ja meie ootame, et sinuga ühineda ja pakume sulle abi sellel erilisel muutuste ajal. Me oleme tihti palunud sul meid kutsuda, sest oleme kõigest mõttekaugusel. Me palume sul nüüd visualiseerida valguskiirt voolamas sinu südamekeskusest välja ja ühendumas meiega. Sa võid luua ühenduse nii paljudega meist, kui soovid ja koos ümbritseme maa jumalike loojakiirtega. Tea, et sa oled lõpuni armastatud. Mina olen peaegjon Miikal. Eesti keelde tõlkis Karita Ploom. Nii et selline sõnum on mul teile täna ja see on just need asjad, millest mina olen ise rääkinud viimased 12 aastat oma kursustel ja loengutel. Nii elu ülesannetest kui ka hingekristallist, millest on juttu järgmises kanalduses, mis ilmub siis Valguse kanalil mõne päeva pärast. Nii et seniks mina soovin sulle ilusat päeva ja kohtume juba õige pea.